on aeg jahile minna. Uskumatu! See on Erksinine. Kõige pöörasemad rannikud, mida ma oma elus olen uurinud. Oleme põhjas. Mehed, oleme just maandunud ühele kõige troopilisemale saarele Vaikse ookeani keskel ja järgmised 3 päeva sööme ainult seda, mida suudame ise püüda. Me läheme püüdma loomi sügavsinises ookeanis, neid, kes roomavad mööda merepõhja ja kõike muud, mida leiame. Ma pakin seljakoti lahti ja näitan teile, mis meil siin on, et järgmised 3 päeva ellu jääda. Siin on meie mask ja lestad. Need loodetavasti aitavad meid järgmised paar päeva, et ujuda otse rannikult ja vaadata, mida leiame. See on käeharpuun ja ma kavatsen püüda kõike, mida leian. Iga päev kasutame täiesti uut relva, mis avab uue maastiku ja uued loomad, keda me tegelikult saame jahtida. Ja viimane ese, mille me saime, te teate küll, meil on siin Quick Revive, kui asjad lähevad täiesti põhja, võtame selle ja loodetavasti sünnime uuesti täiesti uue eluga, sõbrad. Ma pole kunagi varem sellel saarel käinud, nii et see on kõik uus nii teile kui ka mulle. On aeg seljakott kokku pakkida ja uurimist alustada. See on sõna otseses mõttes kookose paradiis. See saab olema üks hullumeelsemaid rannajooni, mida ma oma elus olen uurinud. Siin rannas on nii kaugele, kui silm ulatub, ainult kookospalmid. See on hullumeelne. Oh sa püha taevas, vaata neid kriki liblikaid. Liblikad elavad ainult 1 või 2 päeva ja siis nad tegelikult surevad. Need tegelased elavad oma viimaseid tunde. Näed, kõik need siin on suremas. Ma lõpetan liblikate tagaajamise ja lähen vaatan, kas me leiame järgmiseks paariks päevaks midagi head. Vau, mees, vaata neid palmipuid. Need lihtsalt ulatuvad siia rannikule. Sellepärast tahamegi hiljem natuke ujuma minna seal madaliku serva juures. Mul pole aimugi, mida me selle käeharpuniga kätte saame, aga võtame kõik, mis siit esimesel päeval kätte saame. Iga päev kasutame täiesti uut relva, mis avab uue maastiku ja uue liigi, mida saame jahtida. Loodetavasti saame mingi pööraselt eksootilise homaari, midagi maitsvat, mis oleks hiljem hea söök. Kookospähkel on olemas. Need väikesed siin on tavaliselt üsna maitsvad, aga ma arvan, et see siin on juba lahti tehtud. Peame sellest lahti saama. Pean lihtsalt veenduma, et ükski neist kookospähklitest mulle pähe ei kuku. Neid on siin nii palju. Selle väljakutse jooksul, kutid, kasutame seda vulkaanilist kivi tegelikult natuke hiljem. Aga praegu ei saa ma seda endale lubada, et viskan selle seljakotti ja tassin kaasas. See oleks liiga raske. Nii et jätkame uurimist ja tuleme natuke hiljem selle juurde tagasi. Ma olen sõna otseses mõttes Jack Sparrow, kes künnib üle selle langenud palmipuu. Vaata seda väikest palmi siin. See on täpselt see, mida me tahame. Mul on praegu natuke toitaineid vaja. Ja need on väga madalal, nii et sa peaksid saama mõned kätte. Kas sa näed seda? Sellel on juba need sälgud sees. Ma lihtsalt hakkan seda keerama. See lihtsalt kukkus puu küljest maha. Meil on siin endal väike kookospähkel. Ma otsin lihtsalt kookospähkli lameda osa ülesse. Just selle otsa siin. Kui me sellele laksu anname, peaks ta välja tulema. See siin on umbes nii värskendav, kui üldse olla saab. Kujutage ette, kui mul oleks seda suus. Poisid, need väikesed on üli kihisevad ja nii magusad. Ausalt, uskumatu. Läheme edasi avastama. Ma tunnen end praegu suurepäraselt. Oh, issand, vaadake seda. Ilus korallrand. See on vinge mees. Vaata seda. Siin on surnud krabi. See on nagu surnud kivikrabi just seal. Väike krabikrõps. Ei, see on täiesti hull. Ma leidsin just midagi hullumeelset. Vaata seda. See seal on tiigerkaurikarp. See asi siin on teatud tüüpi kaurikarp, aga paljud loomad kasutavad seda tegelikult oma koduna. Eragvähid, teod, kõik sellised tegelased. Paneme selle tagasi. Hea uudis on see, et nende kivide peal on palju krabisid. Kui me hiljem odaotsa midagi ei saa, siis saame võib-olla korjata ja mõned krabid kätte saada. Aga nagu te teate, siis mõne kivikrabi söömine ei ole siin minu jaoks just parim toitumine, eriti järgmiste päevade jooksul. Ma märkasin siin ühte loodebasseini, seal on päris palju kalu. Siin sees on palju väikseid kalu. Muidugi, siin on ainult üks asi, mida mina ja sina leiame. Meil on midagi, kutid. Vaadake seda, see on veepüstol. Vaata, kui lödi see on. Sellel tüübil on probleemid, mees. Vaata seda tüüpi.
see on täitsa pöörane mees. Ma ei söö seda tüüpi mitte mingil juhul. Me leiame paremat toitu, laseme tal minna. Edu, vend. Praegu olen sõna otseses mõttes planeedi teisel poolel ja esimene asi, mille leian, on mingi vett pritsiv elukas. Siin on ikka imelikke loomi, eks? Ka mina ise. Minu selja taga pole eriti midagi. Võib-olla märkame midagi tagasi teel ja siis arvan, et paneme varustuse selga ja läheme vette, et näha, mida saame oma käsiodega jahtida. Nii et kui ma praegu mööda seda randa kõnnin, otsin ma sellist puud, mida saaksime kasutada täna esimesel päeval püütud loomade küpsetamiseks. Ma nägin neist natuke varem märke, aga ma mõtlen, et võib-olla tasub kõigepealt proovida kala püüda ja siis puu üles leida, sest kujuta ette, kui ma lähen puu juurde, teen kogu töö ära ja lõpuks ei püüagi midagi. Ma jään siia seisma. Mees, täna on siin ikka tõeliselt palav. Higistan nagu paks mees rattatrennis praegu. Te teate küll. Natuke veel edasi ja siis jätame varustuse maha ning läheme vette. Lähme. Ma lihtsalt üritan ette kujutada paksu meest rattatrennis. See oleks päris naljakas. See on võimas linnulennud vaade sellele maastikule. Me läheme ranna äärde, jätame kogu varustuse maha ja läheme sinna välja. See päike on just välja tulnud, mis on meie sukeldumiseks ideaalne, sest see tungib läbi vee ja muudab selle elektrisiniseks. Ma tahan vaadata, kas ma leian siit midagi teistsugust, mida ma tavaliselt teistes sukeldumiskohtades ei leia. Nii et vaatame, mis seal väljas on, eks. Meil on kookospalmid, kristallselge vesi. On aeg minna jahki pidama oma käeharpuniga. Lähme!
See saab olema üks selgemaid veekogusid maal, kus me kunagi olnud oleme. Ja seal all olid päris metsikud elukad. Ja me saime esimeseks päevaks süüa ka. See siin, kutid, on see, mida me nimetame päästikkalaks ja nad on väga lahedad liigid. Siin on tegelikult päästik, sellepärast neid nimetataksegi päästikkalaks. See on peaaegu nagu püstol, neil on nagu 3 saba. Nende väike saba siin taga ei ole tegelikult piisavalt tugev, et keha edasi viia. Neil on need asjad üleval ja all ja neid kasutavad nad ka selleks, et end vees edasi liigutada. Neil on naha peal nagu soomuskiht ja nende hambad on siin. Need asjad on pöörased. Nad teevad nii, et munevad munad merepõhja ja kaitsevad oma pesa nende hammastega. Nad võivad mõnikord hammustada inimesi, kalu või kõike muud, mis nende pesa lähedale satub. Me läheme nüüd ülespoole, kogume korralle ja ehitame lõkkeplatsi. Kõik need vanad surnud palmid siin. See sobib hästi süütamiseks. Pane see otse siia. Ma tahan selle põlema saada, sest ma ei tea, mis kurat selle ilmaga toimub. See on siin sama ettearvamatu kui naine. Seda võin teile küll öelda. Ühel hetkel sajab vihma, järgmisel hetkel paistab päike, sa ei tea, mis toimub. 30 minutit tagasi, kui me ujumas käisime, sadas siin sõna otseses mõttes vihma. Nii et kõik on siin saarel ülimalt niiske. Ma lihtsalt üritan sellele tulele võimalikult palju hapnikku anda. Ma lähen korjan hulga neid kookospähklikoori. Need sobivad ideaalselt tule jaoks. Nii, meil on siin oma päästikkala ja me käisime just džunglis ning korjasime selle banaanilehe. Me kasutame seda tegelikult kala küpsetamiseks. Kõigepealt tahan ma kala puhastada. Ma lõikan otse pea tagant. Näed, mu nuga vaevu tungib naha sisse. Ma keeran tera eemale otse kõhuõõne kohalt ja lõikan alla keha suunas. Ma loodan, et saan kõik sisikonna ja pea korraga eemaldada. Me ei taha ei sisikonda ega ka pead. Seega viska need ära. Meile jääb alles ainult keha, milles on kogu see ilus valge liha. Ma hakkan seda nüüd nülgima täpselt nii, nagu ma teeksin krokodilli või mõne sarnase loomaga. Ma lihtsalt haaran sellest kinni ja tõmban eemale ning lõikan aeglaselt ja korralikult alla. Ausalt öeldes tundub see nagu krokodilli soomused. See on täpselt sama. Vaata seda siin. Me oleme kogu nahalihalt eemaldanud. Vaata seda. Meile ei alles ainult see ilus liha. Me hakkame selle tükkideks lõikama. Meile jäi alles 2 ilusat lihatükki. Meil on siin banaanileht olemas, me lõikame selle lihtsalt madalalt ja rahulikult läbi. Ausalt öeldes on see nii rahuldust pakkuv. Me paneme oma liha selle lehe sisse. Me vollime selle kokku ja keerame rulli. Püüame selle teha võimalikult tihedaks ja hästi suletuks. Siis võtame siit varre. Meil on siin banaanileht. Voldime selle täpselt niimoodi kokku. Ja siis kasutame seda. Seome selle lihtsalt niimoodi kinni. Teeme sama ka teisel pool. Ja nüüd on meil väikesed pakikesed, mis hakkavad siin sees aurama. Hästi, meil on 2 täiuslikku väikest pakikest, mis on valmis otse tule kohale minema. Ma käisin just ja korjasin need rohelised oksad siit. Kasutame neid tule kohal. Meil on ilus sütepõhi olemas. Ma panen selle siia otse meie lõkkeservale. Võtame oma väikesed pakikesed, paneme need otse peale. See hakkab aeglaselt seal aurama ja küpseb banaanilehe sees. Täna oli pikk päev, kutid, ja ma olen õnnelik, et meil on täna esimesel päeval toit olemas. Tundub, et ümberringi kogunevad praegu tormipilved. Ainus, mida ma tean, on see, et järgmiste päevade jooksul läheb asi palju pöörasemaks. Ole kindlasti kohal ja vaata seda. Oh issand, see näeb uskumatu välja. Vaata seda. Sa näed sõna otseses mõttes, kuidas aur aeglaselt meie väikestest pakikestest välja imbub. Meie pakikesed on küpsenud umbes 15 minutit. Ma keeran need kiiresti ümber ja siis peaksid need meil esimeseks päevaks valmis olema. Ootame veel umbes 10 minutit ja siis on need asjad valmis. Lähme korjame ühe korallitüki, mille peal serveerida. See siin näeb äge välja. See on valmis. On aeg asuda meie esimese päeva innekallale. Te nägite, et saime ainult selle ühe väikese triggerkala. Loodetavasti on sellest piisavalt, et mind homseni aidata. Avame selle ja vaatame, mis sees on. Oh issand, see on tõesti täiuslikult aurutatud. Vaata ainult seda.
Mul pole aimugi, mis maitsega selle kala liha on, aga proovime ära ja sööme selle ära. Valgel lihal pole maailma parimat maitset. Ma annan sellele umbes 7,50. See pole parim kala, mida ma kunagi söönud olen, aga vähemalt saime midagi. Ja te nägite, et mul oli täna see kehvake relv. Loodetavasti saame homme midagi palju paremat. Näeme homme varahommikul, kui algab teine päev ja asjad lähevad veelgi ekstreemsemaks. Näeme siis, kutid. Tere hommikust teile, kutid! On teine päev ja me oleme jõudnud rannikul asuvatesse loodetaskutesse. Täna on meil see väike odapüss. See asi on tõeline relv ja me läheme jahti pidama, et näha, kas saame toitu püüda, aga see pole veel kõik. Me läheme jahti pidama, et anda kala ühele kohalikule, et ta viiks meid vaatama ühte maailma kõige eksootilisematest loomadest. Selle jaoks peate kindlasti edasi vaatama. Las ma näitan teile, kuidas see odapüss töötab. Me laadime selle niimoodi ära. Ja siis, mida me teeme, on see, et me hakkame vee all roomama täpselt niimoodi. Ja siis loodetavasti. Niimoodi me oma kala kätte saamegi. Nüüd pean selle kookospähkli maha saama. Oh, see polnud hea mõte. Te näete siin meie oda otsa. Sellel on selline haruline ots, mis tähendab, et isegi kui me võib-olla eksime ja sihime veidi mööda, võime ikkagi midagi tabada. See on natuke nagu õhtul väljas käimine. Alustad sihtmärgiga, aga mida hiljemaks läheb, seda rohkem võtad koju, mida iganes leiad. Vaata, meil on siin kõik need ranniku loodebasseinid. Lähme alla ja uurime, mida me leida võime. See pole õige relv loodebasseinide jaoks, sest me ei taha selle otsa nüriks teha, aga kui tõus peale tuleb, peaksime saama maskiga välja ujuda ja loodetavasti midagi leida. Aga ma vaatan, kas leiame äkki teiseks päevaks mingit näksimist, et päeva alustada. See ongi meie tegevusplaan. Vaata seda meest. Just siinsetes loodebasseinides on palju loomi ja mida nad teevad, on see, et nad sukelduvad otse nende kivide alla. Kui me need üles tõstame, leiamegi sealt toitu. Oh, vaata seda siin! Siin hool on meil suur krabi. Ma arvan, et krabi on siia alla läinud. Ma tõstan selle üles. Seal ta on. Wow, vaadake seda, kutid. See on väike punasilm krabi ja see on hea algus. Pole küll palju, aga need sõrad, seal on natuke liha sees, kutid. Aga me peame edasi uurima ja vaatama, mida veel leiame. See on toit. Oh issand, vaata seda. Suured krabid, terve hunnik kalu, nagu korallide ökosüsteem seal all. Tundub, et siin all on meie jaoks suurepärane koht jahtimiseks. See peab olema kõige veidram loom, keda ma oma elus näinud olen. Vaata, kui hästi see asi on maskeerunud. See on uskumatu mees. Vaata seda. Mis? Need on kõik tema jalad siin. Tal on nagu igasugused karbid ja vetikad küljes kasvanud. Aga me paneme ta tagasi tema kesta alla. Seal ta lähebki. See peab olema üks kõige paremini maskeerunud loomi, keda ma oma elus näinud olen. Ja mitte mingil juhul ma seda ei söö. Olgu, vaata seda loodete basseini siin. See on hullumeelne mees. Siin üleval on mõned palmipuud. Kindlasti, kui me siin ringi uurime, peab siin loomi olema. Siin, selle kivi all on midagi, ma arvan. Oh hea, et me selle peale ei astunud. See on merisiilik mees. Aigleselt. Ma olen praegu väga ettevaatlik, aga mul on siin okkaline merisiilik. Kõik need ogad kutid, kui need otse mulle sisse lähevad, siis see võib tõsiselt haiget teha. Kui te mõtlete, kas neid asju saab süüa, siis tegelikult saab. Nende sees on selline kollane mass ja kui selle lahti teed, siis see on tegelikult nende sugunäärmed ja just seda osa süüaksegi. Aga see tüüp on üsna väike, nii et ma ei hakka teda sööma ja paneme ta tagasi. Ma märkasin just siin tõelist koletist. See pole isegi veepüstol, see on veehaavlipüss. Vaata seda, see on veehaavlipüss. See siin pritsib korralikult. See on tõeline elajasvend. Mis asja? Oota, see peab olema kõige suurem merikurk, mille me kunagi leidnud oleme. Pole võimalik, et me selle tüübi ära sööme. Lihtsalt ei näe õige välja, jah? Olgu, paneme ta tagasi. Olgu, te näete, et meri tuleb praegu väga kiiresti peale. Ma arvan, et see on hea võimalus meil jahile minna. Meil on tõusuraine tulemas. Loodetavasti tulevad kõik loomad sellega kaasa. Täna ei jahti me ainult endale, poisid, vaid peame ka rohkem püüdma, et saaksime hiljem selle hullumeelse looma üles leida.
Jätame selle loode basseinide taha. Meil on kaasas meie väike harpuunpüss. Meil on lestad ja on aeg vette minna, et näha, mida me leiame. Lähme! Olgu, see oli hullumeelne. Ma ei tea, kuidas kurat me selle just saime, aga ma olen üliõnnelik. See peab olema üks hullemaid sukeldumisi üldse. Te nägite, et me saime selle siniuimtšapalli kätte. Ma ei suuda seda uskuda, sest see relv oli nii halb mees. Sellel polnud üldse laskekaugust. Te nägite, et meil tuli veel üks, mis oli palju suurem ja kuradi kumm purunes. See asi oli ikka karm. Kui ma neid kalu lasin, kutid, te nägite, et ma pidin relva lahti laskma, sest see asi ujus alla ja tõmbas mu relva põhimõtteliselt vee alla. Meil on mingit toitu olemas. Kuigi me peaksime selle kala ära andma, kutid, arvan ma, et me võiksime väikese tüki endale võtta, mis annab meile natuke süüa teiseks päevaks. Ülejäänu läheb kohalikule, sest tema näitab meile hiljem mõningaid metsikuid elukaid. Meil on toit olemas, sõber. Tšah! See kala saadeti Jumala poolt. Sa nägid, ta tuli otse minu juurde ja ma suutsin talle pihta saada ning meie oda hoidis teda vaevu kinni. Ma olen lihtsalt õnnelik, et me saime teiseks päevaks midagi kätte. Poissid, kui te arvate, et tänane päev on hullumeelne, siis kindlasti jääge vaatama ka homset, sest me otsime igalt poolt tõelisi monstrumeid ja ma ei jõua ära oodata. Teeme sellel rannal lõkke üles. Ma võtan selle kalipso seljast ja hakkan teiseks päevaks süüa tegema. Nii, meil on nüüd lõkkeasja olemas, läheme nüüd sinna põõsastesse ja korjame süütematerjali ja puid. Need vanad kookospähkli kestad, kutid, on kala küpsetamiseks väga head, sest need tekitavad palju suitsu, mis imbub kala lihasse ja annab sellele väga hea maitse. Ma olen praegu üsna põhjas. Võiksin selle Quick Revive'i võtta, aga ma arvan, et pärast seda sööki peaksime end natuke paremini tundma ja mul pole aimugi, mis homme juhtub, nii et ma peaksin selle alles hoidma.
Need vanad palmilehed, need sobivad hästi, kui need on kuivad, võtavad nad sädeme hästi ja põlevad. Oleme kogunud hulga süütematerjali, meil on siin ka suuremad halud olemas. Paneme selle põlema ja saame teise päeva jaoks kõhu täis. Hästi, hakkame aevaselt puid peale panema. Paistab, et peaaegu ongi valmis. Vuh! Te teate, mida teha. Minge ja jätke kommentaar. Kommentaarides käib juba arutelu. Teine päev. Ma olen lihtsalt õnnelik, et meil on süüakutid. Ma hakkan selle kookospähkli tükkideks rebima. See kraam peaks päris hästi välja tulema. Meil on tuli löömamas, see praksub mõnusalt. Me läheme vee äärde, puhastame oma kala ära, lõikame lihtsalt natuke saba maha, ülejäänu jätame kohalikele. Meil on vaja ainult natuke, et täna süüa saada. Siin on meil korradik lihatükk olemas. Ausalt öeldes tahaksin selle kõik kohe ära süüa, kutid, aga ma pean selle ära andma. Muidu pole meil mingit võimalust neid ägedaid elukaid leida. Me peame kohalikele midagi andma. See ongi kogu toit, mis meil on. Seda pole küll palju, aga loodetavasti aitab see meid homseni välja. Mul on siin head puutükid, panen need meie lõkke peale. Ja siis, mis ma teen, on see, et meie ümber on vulkaaniline kivi. Me läheme võtame ühe erilise tüki, kasutame seda kala püpsetamiseks. Just seda me otsimegi. Väga õhuke. See laseb kuumuse läbi minna ja küpsetab meie kala. Paneme oma kuuma kivi valmis. Võtame kalasaba. Paneme selle otse peale. See hakkab aeglaselt kuumenema ja küpsetab meie kala otse seal. Krabi viskame otse sütele umbes 5 minutit enne, kui kala valmis saab. See asi küpseb väga-väga kiiresti. Kõige tähtsam on, et hoiame selle leegi selle kivi all põlemas. Oleme kala küpsetanud ilmselt viimased 10 või 15 minutit. Meil on krabi siin, ma olen ta just liikumatuks teinud. Torkasin noa otse tema kehast läbi. Peame ta kohe tulele panema. Me sööme paradiisis, kallis. Mis sa arvad, kas see pole mitte ideaalne koht lõunaks? Kas sa teed nalja või? Me oleme siin. Oleme oma tõelise pidusöögi valmis teinud. Oleme paradiisis. Vaata ringi, meil on kristallselge vesi. Meil on kookospalmid otse selja taga ja me asume oma teise päeva inekallale. Kogu kala meil pole, kutid. Ma soovin, et oleks. Proovime nüüd seda krabi siin. Näete seda sõrga siin? Just seal on kogu liha. Rebime selle küljest, võtame tüki koralli. Poiss, see näeb hullumeelle välja. Lihtsalt ilus liha. Sööme selle ära. Võib-olla pole seda liha palju, aga krabiliha on kindlasti üks mu lemmikuid kogu maailmas. See on nii magus. Pean nahasid tagasi koorima. Vaata seda valge lihatükki. Sööme selle ära. See on eliitmees. Praegu pole meil eriti palju lihakutid. Ma jään ilmselt nälga. Peame vaatama, kas saame homme veel süüa. Ja meil on üks kõige hullumeelsamaid asju plaanis. Nii et kindlasti jääge ootama. Ma söön selle kiiresti ära, viin ülejäänud kala kohalikele ja siis läheme hullumeelsele pärastlõunasele seiklusele. Näeme varsti, kutid. Mehed, meil on kala siin olemas. Meil on kohaliku legendiga tegu. Vend, kas sa viid meid krabi otsima? Pole probleemi, vend. Lihtne. Aitäh, mees. Läheme. Kuhu me läheme, vend? Džunglis. Jah. Läheme. Nii et me läheme praegu öösel džunglisse suuri loomi otsima. Olen elevil. Meil on siin see latern. Me läheme praegu džunglisse jalutama, et näha, mida me leiame. See on nii metsik, kui üldse olla saab. Loodetavasti leiame ühe neist loomadest, siis loodame selle kinni püüda ja homme hommikul teile korralikult näidata. Praegu pole mul aimugi, kus me oleme, aga me läheme jahile. Lähme! Vau! Vaata seda! Hull välimus. Saime ühe, kutid. Vaadake seda krabi siin. Kuidas sa seda nimetad, vend? Kookosvaras. Siin on kookosvaras? Jaa. Vaata teda, see on siin kookose puul. Homme hommikul, kui valgus on parem, näitame teile teda lähemalt. Jätame ta siia puu peale ja tuleme tagasi. Näeme teid varahommikul. See on nii äge mees. See oli eile õhtult täiesti hullumeelne, kutid. Ja vaadake seda looma siin. See on kookosvaras.
ja selle põhjuseks on see, et neil on sinna küünised, mis on uskumatult tugevad. Nad suudavad kookospähkleid purustada ja just seda nad söövadki, kutid. Nad on hullumeelsed ronijad. Nad suudavad puude otsa ronida ja tulevad välja ainult öösiti ning on tavaliselt üsna üksikud. Need loomad võivad elada kuni 60 aastat ja kasvada 1 meetri pikkuseks. Nii et see siin on alles väike beebi. Laseme tal tagasi põõsastesse minna, kuhu ta kuulub. Temast kasvab suur vihmametsa elukas, aga see siin, see on ikka vägev loom. Ja te teate, et täna peame ise endale toitu leidma, aga kuidagi ei tundu õige hoida midagi, mis kasvab nii aeglaselt ja elab nii palju aastaid. See peab olema üks kõige pöörasemaid asju üldse. See on erksinist värvi. Olgu, viime ta tagasi džunglisse. Lähme, siin on talle ideaalne koht. Tõin talle ka väikese maiuse. Ta peaks praegu magama, aga vähemalt saab ta värske eine. Paneme ta tagasi sinna, kuhu ta kuulub. Näete teda siin puu otsas. Jätsime talle kookospähkli. On aeg minna. Näeme hiljem, sõber. Jätame nüüd džungli selja taha, hüppame kohe paati ja sõidame sügavsinisele ookeanile. Kohtun teiega seal all. Lähme! Praegu on 3. päev ja oleme paati hüpanud ja sõidame sügavsinisele ookeanile, kutid. Täna on meil suur kahur ja mul pole aimugi, mis juhtuma hakkab. Ma tahan teile paati näidata ja ka meie kaptenit tutvustada. Ta on tõeline legend. See on Moana. Moana, legend. Tema nimi ongi päriselt Moana, kutid. Ta on tõeline merelegend, see mees. Meil on kõige kristallselgem vesi kogu planeedil. Vaadake seda vaadet praegu. See on hullumeelne. Kuule vend, me oleme peal. Ma olen täna nii elevil. Te nägite eile, et me leidsime selle eepilise olendi. Need asjad on hullud, mees. Praegu, kutid, tahan ma selle võimsalt lõpetada. Viimase 2 päeva jooksul pole me just parimat sööki saanud. Ma tahan saada midagi, mis tõesti sellele väljakutsele võimsa lõpu teeks ja mind korralikult täis sööks. Olgu, jätame maa praegu selja taha ja sõidame sügavasse sinisesse ookeani. Ma olen nii elevil, mul pole aimugi, mida me seal leiame. Aga me peame leidma suure loomakutid. Täna tuleb pöörane päev. Lähme! Tõenäoliselt oleme praegu umbes 15 kuni 20 minutit sõitnud. Oleme umbes 25 kuni 30 meetri sügavuses vees. Hüppame sisse ja vaatame natuke ringi. Ausalt öeldes näeb see välja nagu kõige sinisem vesi planeedil maa. Ma olen nii elevil. Moana annab meile loa, kutid. On aeg varustus selga panna, vette minna ja vaadata, mida see koht pakub. Te teate, 3. päev, me peame koletise kätte saama. Lähme! Tegelikult olen praegu veidi närvis, sest iga loom, kellega me siin kokku puutume, on ilmselt suur. Siin on meil relva küljes rull, millel on umbes 60 meetrit tamiili. Ja siis on meil ka vöö peal rull, millel on veel 60 meetrit. Loodetavasti see, mis ma kinni püüan, ei tõmba mind vee alla ja siin pole suuri haikalu. Lähme vaatame, mis seal all on. Lähme!
sest me oleme tundide kaupa sukeldunud ja ma olen ausalt öeldes kõigest mööda lasknud, mille pihta olen tulistanud. Ma ei tea, mis minuga täna toimub, aga me oleme põhjas. Te teate küll, et on quick revive'i aeg. Kui meil see on, sünnime justkui uuesti ja siis loodetavasti saame mingi looma kätte. Vaadake, kuidas see asi kihiseb. Olgu, teeme selle ära. Vuhuu! Me oleme uuesti sündinud, baby. On aeg uuesti ülikond selga panna. Võta jook. Me peame selle väljakutse lõpetamiseks kala kätte saama. See on viimane jõuvaru, mis mul sees on. Lähme! Me tegimegi selle ära, baby. Jeho! Poisid, vaadake seda siin. See on hiiglaslik papagoikala. See peab olema üks eksootilisemaid ja uskumatuma välimusega liike siin saartel. Üks põhjusi, miks seda nimetatakse papagoikalaks, on tema hambad siin. Tegelikult on see nokk, täpselt nagu linnul, ja need kalad toituvad korallidest. Nad puhastavad koralle. Mõnikord nad isegi söövad neid. Ja tegelikult on nad ökosüsteemi jaoks üliolulised. Nad hoiavad kõik tervena. Ja poisid, siin ma tavaliselt ei taha neid loomi jahtida, sest nad on väga tähtsad. Aga aeg-ajalt ühe võtta tundub mulle siin saarel kõige jätkusuutlikum viis. Ja sellest loomast ei lähe midagi raisku. Läheme nüüd põõsastesse ja paneme selle asja 3. päeva jaoks küpsema. Korjame selle kõik kokku, hakkame lõkke aset tegema. Näete siin ise, vaadake seda ülesehitust. Meil on siin kõik need kookospähklid, need aitavad tuld suitsutada ja me hakkame seda kala küpsetama ühel kõige ainulaadsemal viisil. Me teeme oma kalaga nii, et tõmbame lihtsalt sisikonna välja. Paneme selle pöörase varda otsa, aga me ei taha selle sisikonda. Nii et ma võtan oma suure noa ja panen selle otse kala tagumikku. Üks kõige hullumeelsemaid asju nende loomade juures, kutid, on see, kui suured nende soomused on. Vaadake seda, see on üks soomus. Me oleme selle asja lahti lõiganud, vaadake sisse, sellest tahamegi lahti saada. Tundub uskumatu, me kisume kogu selle kraami välja. See on kõik, sisikond, kogu see jama, peseme ta puhtaks. Ta on valmis, kogu sisikond on välja puhastatud, see on lihtsalt ilus mees. Hästi, võtame selle kaasa. Meil on siin 2 risttala olemas. Nüüd on meil ka sirge puutükk. Meie ilus kala on siin, kutid. Ma ajan meie pulga otse selle looma suust läbi. Ma lükkan selle täiesti läbi. See ongi meie kala. Valmis otse tule kohale minema. Pane ta peale. Ja just nii me siin saartel teeme. Tahame seda leeki üles ehitada, et meie kala küpseks. Meil on kõik valmis, vaata kui hull see välja näeb. Meil on erksinine kala, meil on tuli all põlemas. Ausalt, sellepärast me seda teemegi. 3. päev olime täiesti läbi. Võtsime quick revive'i, saime energialaengu. Ja mul vedas nii väga, et sain oda selle uskumatult looma pihta. Ma ei jõua ära oodata, et seda maitsta. Terve kala 3. päevaks. Loodame, et liha on suurepärane. Mehed, meil on see kala olnud tulel umbes 10-15 minutit sellelt poolt. Nüüd keerame ta kiiresti ümber. Selle kala puhul näete, et tal on tegelikult suured soomused. Oi pagan! Ja kui see küpseb, hakkavad need soomused tegelikult kehast lahti tulema. Keerame ta ümber, paneme otse tagasi tulele, laseme kuumusel otse kõhu alt läbi minna. Natuke rohkem puid tulle, veel 10 minutit. Varsti on valmis. Mehed, meie kala paistab peaaegu valmis olevat. Vaadake seda. Oh jumal küll, võtame ta tulelt ära. Oh jaa! Vaadake, kui mahlane see on. Serveerime ta kohe siin. Vaata seda. See on sõna otseses mõttes nagu maisikrõps. Lihtsalt tõmbame selle tagasi. Oh jumal küll. Meil on terve kala. Oh, see hakkab uskumatult maitsema. Lähme. Vaata neid lihakamakaid.
nii mahlane. Uskumatu, vaata seda. Mehed, just seda me 3. päevaks vajasime. Ma hakkan seda kohe sööma. Näeme teiega järgmisel pöörasel seiklusel. Ärge unustage laikida ja tellida ja kohtume jälle järgmisel pöörasel korral. Palju armastust. Tšiho!